tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna üritan ma teha Iiri kohvirulli. Biskviidi jaoks ma võtsin 5 muna, 2 detsiliitrit suhkrut, jahu võtsin 1 detsiliitri, tärklist 1 detsiliitri ja küpsetuspulbrit 1 teelüsikatäis. Täidiseks ma valmistasin ette vahukoort 2 detsiliitrit, toorjuustu maitsestamata 200 grammi, tuhksuhkrut 4 supilüsikatäit, raustavat kohvipulbrit 3 teelüsikatäit ja muidugi napsu jaoks ma võtsin, ilmselt on see Iiri viski, 3 supilüsikatäit ja kaunistuseks kakaod 2 detsiliitrit ja kohviube. Kohvijoad on seal kaugemal. Kakao on siin ligemal. Kõigepealt ma segan need kuivained siia. Valmistan ette. Segan nad segamini ja siis ma panen nad pärast läbi sõela. Panen siis sinna vahustatud munade juurde. Ja siia see jääb nüüd ootama. Ja siia ma panen siis munad. 5 muna. Ja läheb mikserisse. Täna ma olen naisk, täna ma viitsi käsitsin. Väiksem mikseriga teha, paneme suurde kombaini sisse. Suurde mikserisse. Kogus on küllaltki suur. Kõigepealt ma mikserdan siis nagu ilma suhkurta. Ja lõpuks ma lisan siis suhkrut. Ma olen pannud tähele, et siis saab nagu parema vahu kui enne ilma suhkurta vispeldada. Visklisse, masinasse ja pärast panen siis, kui vaht on tekkinud juba, siis panen suhkur. Nüüd ma vahustan seda näol, vaht on juba siiani, ma panen vähemalt suhkur juurde. Ja siis ma panen juurde vormi ma valmistasin ette, panin servad, läbisin võiga, panni ära määrisin ja paberi, küpsetuspaberi siitpoolt määrisin ka võiga lootes, et siis ma saan pärast paremini kätte kõik selle biskviidi. Vaht on korralik, paikab tal küll, vaht on väga ilus. Nüüd ma võtan selle masinast, selle vahu ja näitan teile, vaat kui ilus vaht on. Väga ilus vaht. Nüüd ma sõelun siia jahusegu juurde ja selleks on mul vaja siis natukene seda sõeluda, seda jahu. Klaas nõust alati kõiki 100%, nad ei taha nagu pean teda liigutama enne, kui ta kõik paigast tuleb. Nii, ja nüüd ma segan selle sama vispliga. Rahulikult segan ta ühtlaseks ja panen küpsetusvormi. Ja ongi segatud.
nüüd ühtlane. No tükk enam ei ole, paistab. Paistab, et ei ole jahutükke. Kõik on ilusti segunenud. Nii, nüüd ma üritan siit maksimaalselt kätte saada lispli pealt seda kallist kraami, ilusat vahustavat segu. Nii, viimast kätte nagunii ei saa. Ja nüüd ma kallan selle siia vormi. Ahju juba soojas. Loodan siit saada 5 munaga küllaltki paksu sellise kihi, et jätkub kõigile. Olen parema käeline, et mul ei õnnestu vasaku käega seda tööd teha nii nagu vaja. Liigutused kunagi kuidagi vasaku käega on väga rasked. Nii, ja nüüd tuleb ta natukene nagu laiali lükata. Enam-vähem võrdselt. Eks ta ahjus kindlasti läheb ise ka laiali. Nii, ega siin paremini vist nagunii ei saa. Võib muidugi sellise laia labidaga ka üritada. See mul on ka siin olemas. Sellise asjaga. Vaatame, kas meil õnnestub natukene rohkem paremaks. Isegi vist natukene õnnestub. Natuke ta ikka jääb selline. Et ta valgub maailma ise sooja saab. Nii, ja nüüd läheb ahju. 200 kraadi juurde läheb ja kuskil 7-8 minutit peaks talle piisama. Nii et kohtume 7-8 minuti pärast. Nüüd on 8-9 minutit möödas, võtan ahjust välja selle põhja biskviidi. Näete, ja biskviit on ilus. Ja selle ma panen nüüd lauale. Ja siia see töö tuleb teha kõik kinnastega. Ma võtan nüüd rätiku, niisutatud rätiku ja välja pigistatud rätiku. Panen nüüd siia peale. Nii. Ja nüüd ma panen sellise plaadi siia peale. Ja nüüd ma keeran tagurpidi. Ja ma saan kätte selle tulise vanni siit. Ja nüüd ma üritan selle rätikuga. Nüüd kas me keerame selle pikkupidi kokku või ristipidi. See on meie otsustada nüüd. Ma võtan selle paberi natukene siit, et ta ei oleks topelt. Ma üritan laiema, pikema rullbiskviidi teha. Ja sellepärast ma keeran ta nüüd siit koos paberiga kokku. Siin võib kasutada ka igavust abivahendit veel. Näete, ma võtan siit sellise, mis aitab nagu tõsta tal ja keeran ta tihedalt koos paberiga kokku 5 minutiks. Nii, ja nüüd ta on tuline, las ta natukene jahtub maha. Ja siis ma võtan uuesti lahti ja võtan selle
paberi välja ja jätan selle niiske rätikuga kuivamada. Seni kui see 5 minutit jahtub, ma saan hakata siin juba seda vahustama. Ma panen kõigepealt selle vahukoore siia kaussi ja lisan talle siis tuhksuhkru ja kakao. Ja üritan teda siis vahuks tekitada. Nii, ja nüüd ma võtan selleks selle väiksema tööriista, mis ei pane tohutult pöördeid ja siin ma pean täpselt nägema palju ma teda, et ma üle ei vahustaks. Näed, seda välja ei kuku. Kreem on olemas. Nüüd ma panen siia juurde selle toorjuustu. Ja enam suurte pööretega ei pane, vaid vaikselt üritan teda nüüd segada juurde. Kui ma segaks teda käsitsi, mul on kerged kogemused, et see juust võib jääda kuskilegi tükkidena. Ja sellepärast ma tahangi teda nagu natukene vispliga segada väikeste pööretel. Ja siis ma lisan viski juurde talle. Ja siis viski ka juurde. Nii, vaata vist paistab, et ongi ilusti ära seganud. Ja selle kreemi me paneme siis, nüüd ta võib panna isegi natukene külma külmikusse, seni kui jahtub see rulkespiit, sest soojastada ei ole mõtet, ta on liiga vedel, aga siis ta hangub natukene. Nüüd on 5 minutit julgelt möödas, isegi natukene rohkem. Nüüd ma saan selle rullida laiali ja võtta selle paberi siit alt ära. Ma näed, paber tuleb väga ilusti lahti. Ja nüüd ma rullin selle tagasi kokku. Ja jätan ta uuesti jahtuma. Selle sama rätiku sisse. Jahutan ta peaaegu maha. Ja kreem on ka jahedas. Nii. Nüüd ma üritan ta selle riide pealt, rätiku pealt välja võtta, ta on juba maha jahtunud. Ja keeran selle rulli, veeretan ta lauale, kus ma hakkan teda nüüd siis panema peale talle toormoosi. Näete, nüüd ta saab mul ilusti lahti keerata ja ma panen ta siia serva ja keeran ta nüüd lahti. Nii, ja siia ma panen nüüd toormoosi, maasika toormoosi, oma aia maasikad. Ma panen oma aia maasikad siia, toormoosi. Ta ei ole väga paks, aga see annab ühtlasi immutab mingisuguse mahususe, immutuse teeb siia. Seekord läheb maasika toormoosiga. Muidu võiks panna ka kirsimoosi. Moosi võib nagu peaaegu ääreni võib seda moosi panna.
sellega ei juhtu nagu midagi. Aga seda kreemi või täidist, seda me ei julge siin lõpuni panna, sest ta tuleb muidu sealt välja. No, siit saab natuke tagasi ka veel. Siia saab seda ka moosi. See on ka ühtlasi selle põhja maitsestamise ja imutamise. Tunnistan üles, et see toormoos suhkrut on siin väga vähe. Oma maasika, oma suhkur põhimiselt. Nii, seda rohkem ei panegi. Ja nüüd ma tahan panna siia peale selle kreemi. Tundub, et seda kreemi on palju. Nii, kaugemale ma ei julge minna. Sest ma kardan, et ma rullin ta sealt servadest välja. Ja nüüd ma hakkan teda tagasi kokku keerama, väga ettevaatlikult. Ma ei tohi teda pressida tihedalt, sest muidu ta pressib välja selle. Hakkabki nad siit välja tulema. Ega siit väga, kui ma nüüd sellega vastu tulen, tõstan selle üles, võib-olla siis nii palju ei tule välja. Nii. Ongi meil ta koos. Nii. Ja nüüd ma üritan talle panna peale seda kakaot ka juba. Et seda saada ringi ratast, siis ma panen talle juba siit juba siputan talle. Nii ma üritan ta nüüd panna siia jalgadele. Nii, mul on seda kreemi veel üle. Ma võin selle kreemiga määrida seda kreemi siia peale. Ongi mida selle kreemiga kaetud. Ja nüüd ma siputan talle peale siis seda kakaot. Mõrudat kakaot. Kakaopulbrit. Külgetele väga ei õnnestu panna. Noh, ikka sai ka. Nii. Vaatan, kas ma sellega siit kuivema asjaga külje pealt veel. Jah, niimoodi see on ka. Selle tolmu peale visata siia. Otsitesse tahaks ka panna kakaot. See on nagu krohvimine ehitaja. Võtta kellu peale ja viska. Seda tolm annab siia ikka visata.
nii. No vot, ja nüüd me võime kaunistuseks panna neid kohvijube siia peale. Ühe rea, mitu rida. Kas neid keegi sööb, nad on pärast kõvad, aga ta on rohkem kaunistuseks. Kohvijuba närida võibna ka hea. Kunagi keegi ütles, et alkoholi võtad, et siis enne rooli minekut, siis võtta kohvijuba näri. Mina ütlen, et see ei aita midagi. Alkoholis on veri, kohvijuba ei aita midagi. Parem kõige õigem, kui üldse ei kasuta alkoholi, kui rooli lähed. Kui sa tead, et sul on sõit ees, ei mingit alkoholi. Nii. Võidab küll neid jubasid. Paista siin nii väga väljagi. Need paistsid ja küll neid siin. No. Ja nüüd ta peaks tõstma siis abivahenditega siia vaadnale. Selleks ma olen ostnud sellised ehituse tööriistad ja nendega peaks ma saama edukalt tõsta. Need siin võtan ta kahelt poolta ilusti kaissu ja tör ongi meil kandiku peal. See nii, kui see rongiõnnetus oli, tõsteti tagasi rööbastele. Ja muidugi nüüd on vabariigi aastapäev ja selle aastapäeva puhul paneme vedurile lipu ka ette. Niipidi, paneme niipidi. Võt. Ja siin ta mul on siis nüüd. See läheb nüüd jahedasse kas külmikusse. Kohvirull. Toredaid vabariigi aastapäeva pidustusi teile kõigile. Siin siis minu kohviroll. Elagu Eesti!